juhendasin ühe lapse, kes on koduõppel, loovtööd. Ja seal on muidugi see tüüpiline ülesehitus, eks ju, nagu nendel uurimustöödel on. Vaesed lapsed, eks ju. Ja kõigepealt küsitakse, mis on, eks ju, eesmärk või see töö eesmärk. Ja küsin lapsele, et mis selle töö eesmärk siis on? Ja ütleb, et et koolis kästi teha ja see on eesmärk. Ja ma hakkasin mõtlema, muidugi see ongi tegelik eesmärk, jah. Aga jah, et me ei saa nagu seda, ma ütlesin, et me ei saa seda töösse kirjutada niimoodi. Me ei saa kirjutada. Ja ma mõtlesingi, et mis vahe on nagu päris haridusel ja see, mida nagu koolides hariduse nime all antakse, et päris haridus on see, mis on aus. Mis on aus, et ma ütlengi ära, mis mu tegelik eesmärk on. Mu tegelik eesmärk, ütleme, ma hakkan õppima mingit uut võõrkeelt. Mu tegelik eesmärk on see, et 6 kuu pärast ma sõidan sellesse riiki ja ma suudan ennast hotelli sisse registreerida ja ma suudan rongipiletit osta raudteejaamas ja ma suudan kuskile kohvi ja sarvesaia endale tellida kohvikus ja see on mu eesmärk, tegelik eesmärk. Ja kui mu koolis mu tegelik eesmärk on hinne saada ja sest õpetaja käskis midagi teha, siis ma peaks olema võimalus öelda seda töös, et selle töö eesmärk on lõpetada see ja too klass ja saada selle eest hinne, mis oleks kõrgem kui mitte rahuldav. Aga muidugi seda kirjutada nii ei saa. Ja see ongi see, mis mind võib-olla sellise organiseeritud hariduse puhul läheb närvi, sest ma ei tohi öelda, mis on tõde, sest kui mina käisin koolis, mul muidugi ka oli ained, kus mu eesmärk oligi aine läbi saada. Ja kõik see, mis nagu selle aine juurde käis, see ei olnud mu eesmärk. Ja kui ma oleksin, aga mis siis oleks, kui ma saaksin ausalt rääkida? Siis olekski, et näiteks riigil tekis kohe selline pilt, mis meid tegelikult huvitab, mis õpilasi huvitab. Et kui tuleb hästi palju uurimustöid, kus on, et töö eesmärk on lõpetada klass, töö eesmärk on saada see ja too hinne, töö eesmärk on see, et õpetaja kallale ei tuleks, eks ju. Siis ongi riigil selge, et on teatav hulk õpilasi, keda see aine ei huvita. Ja siis hakatakse võib-olla uurima, et miks ei huvita, kui peaks huvitama, jah. Aga kui tulevad ausalt niimoodi, tulevad eesmärgid, et töö eesmärk on teada saada midagi, mingi probleemi kohta, eks ju, siis on juba teine minek. Sellised mõtted tekkisid, jah, et ma tahaks elada kohas, kus inimesed saaksid siiralt öelda, miks nad midagi õpivad. Et kui ma õpin midagi, et kas ma tahan midagi teada, kas ma tahan ennast arendada või mul on vaja lihtsalt koolist läbi saada. Ja ma ütlen kuidagi halvustavalt selle teise eesmärgi kohta, et kui näiteks ikkagi pannakse peale mingi 10-15 ainet, eks ju, see on võimatu, ma olen võimeline kõikide nendega ühe võrra tegelema. Ei ole võimalik. Järelikult, kui ma tahan ennast säästa, siis mul peabki olema mingi eesmärk lihtsalt natuke mõnes asjas lõdvemalt võtta.